Eestis on üha populaarsemaks ja populaarsemaks muutunud läbi aastate matkaautod. Mis asjad nad on, millised on need erinevad versioonid ja millal nendega põhiliselt sõidetakse? Sellest nüüd loos rääkima hakkamegi. Enam levinud keretüüp on poolintegreeritud matkasõiduk, ehk siis tegemist on masinaga, mis on nii-öelda rahvakeeli kaubiku ninaga ja poole pealt aetud laiemaks ja sinna on ehitatud elamuosa taha. Järgmine on täisintegreeritud, ehk siis elamuosa on ette välja toodud ja nendel ei ole enam kaubiku nina, sellel on selle tootja jupid on ees, klaasid, ta näeb välja kandiline. Nendel poolintegreeritutel langeb voodi, kus on sissekäiguuks ja see piirab väljakäimise ära, kui ta on avatud asendis. Aga täisintegreeritutel on voodi on ees, voodi saab alla lasta, niimoodi, et saab ilusti sisse välja käia. Siis on vänn. Vänn on lihtsalt nii-öelda kaubik ja neid on mis pigem kõige rohkem ise ehitatakse. Et on üsna madala eelarvega. Ja neljas selline enam levinud on alkoov, ehk siis samamoodi on ta peaaegu pool integreeritud, ta on kaubiku ninaga, ta läheb keskelt laiemaks, elamuosa on taga, aga piini peal on selline nii-öelda müts või nokk. See magamiskoht on seal, et sisuliselt nagu täisintegreeritud, aga ainuke vahe on see, et ta lihtsalt on füüsiliselt kõrgem, et need on need 4 põhitüüpi. Aga sealt edasi võib minna lõpmatuseni kuni Expedition autodeni välja, mis võivad olla väiksed 4 veo peal, aga samamoodi võivad olla 6x6 või 8x8 ehk päris nagu suurte rekkate peal ja kus on kogu elamine kaasas ja nendega käiakse nii Põhjas kui Aafrikas. Siia juurde ju tegelikult kuulub üks puhkamise võimalus veel. See on Haagis suvila. Jaa, et see on täitsa eraldi ja teine maailm ja üks ei ole halvem kui teine, et nende autode eelmise jutu jätkuks miinus ongi see siis, et väikestes linnades on keeruline liigelda, parkimiskohta leida, pluss on see, et sul on kõik asjad kogu aeg kaasas. Haagis suvila on lähed, sõidad sinna kämpingusse ära, haagid ta lahti, paned oma laagri püsti ja lähed autoga linna. Tuled tagasi, sul on seal kõik toolid lauad, et sa ei pea seda vahepeal kokku pakkima, et need on täitsa eraldi asjad ja mõlemal on omad tugevad plussid. Oleme ausad, päris keeruline on tegelikult ju otsustada, et mida tahaks, kuidas tahaks, kõik oleneb ju situatsioonist. Kõik oleneb situatsioonist ja mida rohkem sellesse süveneda, seda keerulisemaks läheb. Alguses nad on lihtsalt ühed valged kuudid, aga et kui sa saad need keretüübid selgeks, sa saad need lisad selgeks, neid võimalusi on seal meeletult, et siis läheb alles keeruliseks. Osad matkaautod on B-kategooria sõidukid, aga nad on juba paganama suured. Kas see üleüldse tohib sõpru või sööke kaasa võtta? No kui ta on B-kategooria, siis temaga sõita tohib, aga täpselt asjakohane küsimus, et kas tohib sõpru kaasa võtta, seal tuleb vaadata tehnilisi passi. Ja kui sul on tõesti kandevõime, me oleme näinud, on isegi ainult 290 kilo jäetud, et siis sisuliselt lased veepaagi täis ja võtad asjad kaasa või vastupidi, võtad sõbrad kaasa, ei saa asju võtta, et seda tuleb jälgida ja see on nende B-kategooriate miinus, et need kandevõimed on väga madalalt, lähevad lõhki. No, täna on ju pigem see, et B-kategooriaga sa saad sõita ütleme mingi kergema, väiksema matkaautoga, mis vähekenegi on juba premium-klassi matkaauto, läheb üle 3500 täismassi ja juba vajab vähemalt C1 kategooriat. Kas või kui palju on näiteks matkaautode omanikud, huvilised tulnud teie juurde, et tahavad lube teha, et saaks matkaautoga sõita? Tegelikult päris paljud. Eriti, ma ütleks, naisterahvad on paljudel juhtudel, kes tulevad tegema siis C-kategooriat just nimelt sellepärast, et vedada või sõita selle matkaautoga näiteks. Miks on üldse oluline see õige kategooria juhiluba ära teha? Juhina, see on paraku päris levinud arvamus, et ma võin ju saada niimoodi kuidagimoodi läbi. Samas tee peale minnes kontrollijad, politseinikud, kui Euroopasse minna ka tee peal kõik need kaalud ja muud asjad, nemad ei vaata seda niimoodi. Kui sul on vastavat kategooriat ei ole, sa sõidad lubadette ja seal on trahvid päris suured. Kuni sinnamaani, et sa jäädki sinna koha peale ja pead otsima teise inimese, kes selle auto sealt ära liigutab. Kui ikkagi on tahtmine teha C-kategooriat või C1 kategooriat, siis tegelikult ajaliselt see võtab umbes 6 aega.
teooria õppimine on iga inimese enda aeg, kui kiiresti ta suudab selle ära teha. Sest enamus teooriaõpet meie autokoolis käib läbi e-õppe ja sõidutunde on minimaalselt ette nähtud 10 tundi, 10 korda 45 minutit ja kes vähekenegi saab sõitmisest aru, saab selle 10 tunniga hakkama. Eestlaste matkaauto hooaeg kestab juuni, juuli, august, aga no tegelikult see ju ei ole nii. Tegelikult saab ju kogu aeg sõita. Jaa, sõita saab kogu aeg ja on olemas spetsiaalautod, aga ka mina oma kogemusest, et ei pea olema seda kallist vedelikpõranda soojendusega, keskküttega, paksu seinaga, et saad selle ekstreemi kätte ka selle tavalise vänniga. Kindlasti on vaatajate hulgas inimesi, kes mõtlevad, et võiks osta. Kas sa jagad ka soovitust, et kõigepealt rendi, vaata, mida sa tahad osta ja siis osta? Ma oleks seda ise öelnud kohe ja ma ütlen seda oma klientidele ka, et rentida ja mitte ühte, vaid mitut, et eelkõige saada ära sellest planeeringust ehk et layout, et kus on vets, et mõnel sobib, kui vets ja tuss on ühes kapis, teisel ei sobi, peab olema teistpidi, kuidas on voodite paigutus, et kindlasti enne kui endale osta, siis proovida erinevaid rendiautosid, just nimelt erinevaid keretüüpe ja erinevaid layout'e. Ja ma luban, et ümberehitusest ei pääse, et nii või naa tuleb neid modifitseerida, aga et see siis juba kõige vähem oleks seda teha. Ümberehitamisega on lugu selline, et see teekond võib olla lõputu. Täpselt nii kaugel, kui fantaasia ja rahakott lubab minna. Aga tegelikult on ju matkaautode puhul mingid sellised must be, ehk siis sellised asjad, mis peavad olema, kas sa tahad seda või sa ei taha. Mis need võiksid olla? No, minu esimene asi, et Eestis ei ole asi nii hull, aga kui minna Euroopasse, siis narkomürgi vingugaasi andurid, et lihtsalt neid une pealt rööve on nii palju, varastamisi, et hommikul tõused üles, uksed on lahti, kõik on ära vahetud. Rääkides siis elementaarsest, et tõesti, et võiks aku ära vahetada, panna liitiumaku. Ja liitiumaku on ka see, et ta ikkagi kestab hästi, et ei pea muretsema nüüd, et kuuled, et ära täna raamatut loe, et muidu ei lähe hommikul käima, eks, et tuled võivad põleda ja võiks panna inverteri, see ei pea olema võimas, aga et sa saaksid laadida arvutit rahulikult. Silver, sul on nii pikk kogemus matkaautodega, kas inimene võib tulla sinuga ühendust võtta ja nõu abi paluda? No absoluutselt, sellel on ainult rõõm, et sama jutt, mis me siin praegu tegime minutites, tegelikult võib olla tundides ja väga palju kliente, kes on käinud, tulnud ühe mõttega, on läinud siit ära hoopis teise mõttega ja tellinud auto või käinud rendiautoga sõitmas, öelda, et ma tahan nüüd sellist. Aga jah, et meie toome, et kui Eestis on sõltub hooajast 300-400 matkasõidukit müügis, siis Euroopa, kus on meie turg, kus me toome, on 80 000. Et me kindlasti leiame midagi.